Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse kaksikud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 3.–9. august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti. Ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin karikate 4-ga. Karikate 4 on tüdimuse kaart. See on selline tüdimus, milles, kus ma ütlen, te ootate midagi ja see ei tule. Te lihtsalt olete tüdinenud sellest ootamisest, sest asjad ei liigu, ta ei tule see asi, mida te ootate, see inimene, keda te ootate, ei tule. Te ootate ja mitte midagi. Kõrval on tal karikate baas. Karikate baas tuleb uudistega. Tähendab, see, mida te ootasite, jõuab nüüd kohale. See võib olla mõni inimene, see võib olla mõni sõnum. See on positiivne ja hea sõnum. Karikate kaardid on meie tunded, meie emotsioonid. Ta tulebki nüüd, ühesõnaga see jõuab lõpuks kohale, mida te ootasite. Ja ta tuleb nagu positiivselt, ta tuleb heade uudistega. Ja annab endast märku. Nii, edasi tuleb teil siin müntide 4. No müntide 4 minu jaoks on kitsimehe kaart. See on selline kaart, kus inimene istub oma raha hunniku otsas ja ei taha seda kusagile kulutada. Ta ei taha kulutada ei enda raha, oma aega ega oma energiat, mitte millelegi. Mõtleb. Edasi tuleb siit müntide rüütel. Müntide rüütel räägib sellest, et tegutsemiseks tuleb valida õige aeg. Võib-olla polegi praegu see aeg õige oma raha või aega energiat kulutada. Tuleks natuke oodata ja valida õige aeg. All on siin müntide 6. Müntide 6 räägib sellest, et kui teil on, siis jagage. Kui teil ei ole, siis küsige. Et muidugi palju kergem on anda. Kui mul on mida anda ja keegi tahab, annan ikka. Teen kingitusi. Kui mul ei ole, siis on ju kehvasti, et mul ei ole ja häbenen ka natukene, et mul nüüd näed näpud põhjas enne palgapäeva, raha pole. Ärge häbenege küsida. Ma räägin siia ühe loo. Aastaid tagasi oli minul puudus käes. Raha muidugi mul ei olnud üldse. Oli 14 senti ainult arvel. Ja mul oli ahjuküte, oli siuke külmem aeg, mitte veel talv. Ja mul ei olnud mitte ühtegi puud, ei pliidi alla ega ahju panna. Ja ma kusagil seda rääkisin, et näed, kui raske mul on, et istume külmas ja põhimõtteliselt süüa ka ei ole. Ja läksin ühel päeval koju ja suur kotitäis puid oli mul ukse taga. Ma ei tea tänaseni seda, kes see tõi, ma olen talle südamest tänulik. Tuli raha ja tuli nii palju raha, et ma sain endale puud hankida, süüa osta, et kõik läks nagu paremaks, aga see heategu on mul siiani meeles ja tõesti, olen südamest tänulik selle eest, et keegi hea inimene tõi mulle need puud sinna ukse taha. Kes iganes ta on, siis tema tegu oli küll selline, mis siiani mul veel pisarad silma toob. Et ärge häbenege küsida. Et temal on hea meel aidata, kui keegi saab teid aidata. Kui teil on vaja abi, siis küsige. Aga siit edasi palju rõõmsamate nootidega sellepärast, et teile on välja tulnud tarokaardipaki 2 kõige kiiremat kaarti. Üks on sauade 8 ja järgmine on kaarik. Sauade 8 ja kaarik on mõlemad väga kiired kaardid. Ja nad mõlemad räägivad sellest, et teie elus hakkavad asjad väga kiiresti liikuma. Kui teil siin nädala alguse kaart oli see, et te olete tüdinenud ootamast, siis nädala lõpukaardid räägivad sellest, et tõmmake nüüd ohjad pihku kõvasti ja vaadake, ette sellest kaarikust välja ei lenda. Sellepärast, et teie elus hakkavad asjad liikuma nii suurel kiirusel, te poleks seda iial ette kujutanud. See on see lumepalli efekt. Mätsisite pisikese palli, lasite ta mäest alla ja nüüd see lihtsalt kihutab seal oma soodu ja väga-väga suureks kasvab. Et selles mõttes asjad hakkavad liikuma ja mitte lihtsalt liikuma,
vaid kiiresti liikuma. Nautige oma nädalat, nautige neid uudiseid ja oodake seda hetke, millal on aeg oma energiat, aega ja raha kulutada. Võib-olla polegi see sellel nädalal. Ja oodake, vaadake, mis elu teile pakub, mis elul teile tuua on. Usaldage elu. Inimesed, usaldage elu. Elu teab täpselt, mida teile vaja on ja sätib kivi järel ritta nii, et kui te tagasi vaatate, siis näete, kui ilus rada sealt saab. Olete oma eluga täpselt seal, kus te olema peate ja lähete edasi sinna, kuhu te minema peate. Selline tuli lugemine teile selleks nädalaks. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.